Imagine 25 aastane. Otsustasime ära sõita siit. Õues on siuke maru, ma ei hakka sinna isegi minema. Te kuulete, mis toimub nagu. Ja noh, õuest näete ka natuke. Aga see on jõhker nagu. Siit ei ole näha, siit on näha. Muidu on nii ilus siin. Aga jah, see ei ole fine nagu. Siin ei saa olla. Tere hommikust ka, kell on hommikul mingi 6. Me oleme nagu laeva peal lihtsalt. Buss niimoodi kõigub. Ehk siis sõidame edasi. Otsisin mingi uue koha ja paneme edasi. Unimits alles voodis. No see on jõhker, mis toimub. See on normaalne. No me ei ole ennem siuksest tuules olnud. Igastahes ma kardan, et mul paneelid ja asjad lendavad minema, nii et küljetuul ka. Nii et me lähen minema. Igastahes, eks me siis näitame, kuidas sõit ja asjad tulevad. Oleme siis jõudnud oma tuulevarju siin ilusti kenasti. Tegelikult me oleme juba tudinud siin natuke aega. Natukene põõnasime siin, kui jõudsime. Sest me olime nii räigelt väsinud. Ööläbi ei saanud nagu normaalselt magada. Ja siia sõitsime mingisugune mitte väga kaua. 40 mintsa või. Aga mööda kiirteed ja sai kiiresti. Aga väga mõjus koht. Vaikse jõekese kaldal, mingi siuke grilliala siis. Ja päike paistab ja siin oleme niimoodi hästi tuule eest varjus mägede vahel, et praegu on väga mõnus siin niimoodi. Kuigi siin ei ole nii soe. Ja kui me siia sõitsime, siis mägedes olid ikka miinuskraadid, aga siin praegu on küll, ma arvan, mingisugune 6+ või 7+. Natuke üle 5 tundub olevat. Ja hästi siuke mõnus koht. Et täna siis oleme siin. Siit edasi minnes siis on kohe, ma ei tea, mingi kilomeetri kaugusel on mingi linnake. Et kui meil on vaja poodi minna või midagi. Et muidu on siin täiesti vaikus, aga siin läheb raudtee, nagu sealt on näha. Et seal aeg-ajalt sõidab mõni rong, aga see ei häiri. Üldiselt on väga mõnus siin. Vot siuke on meie elukene siis. Täna on meil jälle siuke tubane päev, ehk me väga palju ei filmi. Ma mondin videot ja Kärt peab oma lõputööd natuke veel tegema. Nii et siis on siuke töine päev nii-öelda. Ja eks siis homme hommikul on mul mingisugune koosolek ja siis peaksime minema kuhugile waterfallidesse. Ehk siis mingisugust koskasid vaatama. Ja nädala lõpuni peame olema siin Horvaatias, ma vist oleme rääkinud ka. Et edasi meil on Starlink paaris riigis ei tööta, siis meil ei ole internet, et me ei saa oma koosolekuid asju pidada. Aga jah, selline on siis see grilliala ka siin. Nii et hästi mõnus ja rahulik ala. Teeme ühe kiire koristuse. Buss on nii nekane ja ma olen tahtnud pikalt koristada, aga
aga mul ennast võimalus tundub, nii et ma tahan nüüd koristada. No tere hommikust! Järjekordne hommik siis. Mul oli hommikul juba esimene miiting ära. Ja Kärt nüüd ajab ennast riidesse. Kell mingi 9. Avastasime, et siit samast, kus me tulime. Ehk siis jalutada siit mingi 5 minutit. On üks söögikoht. Lähme sööme seal hommikus. See tehti kell 9 lahti. Lähme sööme hommikust seal ja siis lähme edasi, et need waterfallid ehk siis kosed, kuhu me tahtsime minna, need jäävad ära. Sest me avastasime, et seal on parkimine 15 € ja inimese pilet 10 € per nägu. Nii et me ei taha maksta 35 €, et mingit waterfalli vaadata. Ja otsustasime siis hoopis, et võtame täna ühe campsite'i. Et meil on vaja potti tühjendada, meil on vaja pesta ja pesu oleks ka vaja pesta. Et siis leidsime ühe campsite'i vist, kus on kõik need asjad olemas, et saame ära teha oma asjad jälle. Et siin Balkanil siis ei ole väga muud varianti nende pottide tühjendamise osas just. Et siis mõtlesime, et võtame ühe campsite'i, vaatasime ühe välja ja jätkame siis teed täna sinna, sest homme on mul jälle hommikul üks koosolek ja nii saame kõik oma asjad siis jälle tehtud, siis on jälle mõneks ajaks rahu majas. Et millal me viimati käisimegi seal, kus me käisime? Slovakkias. Et siis vahepeal oleme ju täiesti ilma campsite'ideta jälle olnud wild campingud nii-öelda teinud. Isegi siin Horvaatias, kus tegelikult ju ei tohi seda teha. Ametlikult on nagu keelatud. Aga pigistatakse silm kinni, kui sa kuskil kellelgi jalus ei ole. Vot nii on lood. Aga igastahes, sellised siis jutud. Ja näeme siis mõne aja pärast jälle. Raisk, meil on siis napsu. Vaadake, selline on vastuvõtt, Horvaatia vastuvõtt. See siis on? Võib loomidest tehtud, aga rohkem, ma ei tea. Tervitusnaps. Tervitusnaps. Oh yeah, hakkame tinnu panema. See oli teisa tehtud. Oo. Seda saab osta ka sealt? Ma ei tea, ma ei küsinud. Ta lihtsalt vallas sinna ja ütles, et võta kaasa ja jooda. Proosit. Mina ei tea, et sa mind filmid, ma hakkan rasketti. No proovi, siis sa filmid mind. Ei, sa ju ka. Kärt on vanadi. See kõrvetab maks. Proosit Horvaatia terviseks. Suht nagu viin. Jah, ta on nagu, ma ei tea, mis asi see on loomidest on tehtud. Meie erilised joodikut ei ole nagu näha. No egas midagi. Seest kõrvetame? Ei kõrveta, ma ei pane. Viin ma ei pane rohkem kõrvetama. Mul räige kõrvetab. No sa ei ole üldse harjunud alkoholi. No ei ole, jah.
mina küll ei julge edasi. Eks me siis vaatame üle oma campsite'i, kuidas meil läheb siin sellega. Siin on ka mingi koerte park. Meil on jah, koerte park on siin, nii et vorst saab siin, ma ei tea, mida teha. No ta hakkab jah. Saab ära koristada, äkki siis tal on isu teha ka muid asju. Tavaliselt näitab Steins, aga täna siis näitab mina, kuna ma tahtsin vahepeal ka muud klippi filmida. See on siis pesutuba. Vets on siin, väike jam. Siin saad pesta ja siin näed ennast. Ja kui beebi on, saad siin mähkaid vahetada. Nii et siuke tore. Ja tegelikult on ka vetsud õues, aga praegu on sul vesi kinni keeratud, sest et miinuskraadid on öösiti. Siis see onu keeras kinni, et saad siin sees sooja vee asjadega pesta ennast. Vot, selline siis on see loomikene. Mikot. Vaadake seda pilti. Päris hea ju. Mul oli just väikest viisi tööintervjuu siin, nii et sotok. Ärkas voodist üles ja juba pahurdab. Juba teeb mingit oma arvast mingit nalja. Vaadake seda, on ju naljakas. Tee nüüd naljakat nägu ka. Jah? Igastahes hakkame ka kokku sättima ennast siin. Teen väikse söögi nüüd. Mul üle tunni aja intervjuu või juttu nagu. Siis on vaja... Kärt läheb nõust pesema, ma lähen poti tühjendama. Ja siis lähmegi minema. Saaks siis... Te võtta asju? Mõtleme, äkki sealt saab ka võtta kuidagi. Ma ei tea, peab mõtlema. Sest meil voolik siia kindlasti ei ulata. Sul voolik ulatab vorst? Issand jumal, ta sõidab põõsasse. Olgu, aga me tegutseme. Ühesõnaga, pidime minema ühte linnakesse. Nime jälle ma ei mäleta, mingi Z-täheg oli. Ja siis ma googlesin, mida seal teha, aga siis järsku nagu nägin, et mingi waterfalls on. Me tahtsime tegelikult ükskord ka minna siin Horvaatias waterfallse vaatama, aga siis saime teada, et need on tasulised. Need olid mingi... Neil oleks igatahes kokku 35 euri vist. Siis me mõtlesime, et okei, et never mind, et me ei hakka nagu maksma selle eest, et näha midagi looduslikku.
ja siis otsustasime, et no siis ma vaatasin seda, sain teada, et need on tasuta, parkimine on tasuta, kõik on tasuta. Nii et me ei lähe linna, vaid me tulime nüüd siia. Nii et homme lähme ilmselt vaatame sinna linna. Et ma leidsimegi ööbimiskoha ka siin lähedal, et siis saab kohe ka võib-olla magama minna. No mitte magama, aga magalasse. Nii et jah, selline seiklus. Vaadake, kui läbipaistev see vesi on. Noh, oleme siin kuskil Juha juures nüüd. See pole see Juga, kuhu me alguses pidime minema, mis kallis oli. See on mingi tasuta Juga, see on siuke vaese mehe Juga. Siuke temu Juga, nii. Mis ma seda näitan, Kärt juba filmis seda, ma ei tea, kas ta rääkis ka midagi, mõtlesin, et ma räägin. Et ega noh, okei, see Juga ei ole tead mingi massiivne Juga on ja mingi maailma kõige ilusam või kõige suurem või mis iganes, aga ikkagi on impressiv selles mõttes, et ta on ikkagi suurem kui meil mingisugused seal Eestis. Ja mis siin tegelikult kõige ägedam on see tee, mis siia tuli. No siit ei ole hästi näha, aga võib-olla ma arvan, et selleks ajaks, kui me siia jõudsime, juba on pandud siia mingisugused klipid sellest teest. No see tee oli epic lihtsalt. See ikka võttis nagu, sõitsid seal roolis, oli raske olla, sest kogu aeg tahtsid vaadata ühele poole, teisele pool mingi, no ikka väga mõnus oli see koht. Nii et jah, seikleme nüüd siis vaikselt edasi. Hakkame vaikselt ööbimiskoha poole sõitma, et see on kuskil, Kärt leidis jälle midagi huvitavat, nii et lähme vaatame selle üle. Aga jah, viimane pilk siis veel sellele eriti sinisele veele nagu, see on nii puhas ja nii sinine. See on ulme. Ma ei tea, siin pole kirjas ka, kui ma ei oleks kindel, et me mahume kallis. Me ei mahu. Ja see on vist üldsegi jalakäijate oma. Ei, see on autosilt kallis. Ei mahu. Ei mahu. Mingi onu paag, et siin tulid kõik vaatama. Jolo, keerame sisse. Mis siin on, ei tea. Oi. Sõidukeel või kas ta ei ole? Keeldu ei ole. Wow. Wow. Nii palju siis sellest loost. Amazing. Nüüd hakkab huvitav osa. Kuidas keerata 6-meetrine buss ümber? Geniaalsed meie ideed. No kus me võime teada, miks Mäpsi peal pole kirjas? Ja no seal ees ka ei ole kuskil kirjas. Lebo. Isegi ei olnud 3 punkti pööret vaja lihtsalt. Nii lebo ju. Lähme siis uuesti, saad vähemalt 2 korda sõita sellest Kuule, aga jääme siia ööseks. Kuule, ei tea. Keegi siia ei tule nagunii, kohalikud raudselt teavad, et see on kinni nagu. Peale minna saab põnev. Ei tule. Tuleb ikka.
jõudsime siis oma ööbimiskohta. Tere tulemast Matilda Vaksalisse. Mingi vana maha jäetud rongijaam siis. Raudtee läheb siit. Mõni ütleb, et siit raudtee pealt sõidab rong, mõni ütleb, et siin ei sõida enam ronge. Eks me saame kuulma. Aga päris äge koht. Ma raudteed vaadates ütleks, et siin isegi sõidab rong vahest. Aga päris cool place. Õues on soe ilm. Täna on väga mõnus. Nii et siukene see elu on. Me vaatame siia sisse ka siis, mis siin veel järgi on ja mis siin veel järgi pole. Kindlasti on siin tohutul hulgal prügi, lehmakook. Seda hoiatati ka, et siin võib lehmi olla. Siin on klaasikillud, ma ei saanud väga palju tahapoole ajada, aga päris pull koht, ma ei tea, mis siin kunagi olnud on. Või see, kas siin elab keegi? Või keegi on lihtsalt kuradi prügi toonud? Siin põrand natuke vajus. Oleme, et neid laipa ei leia siit. Lagi on alla hukkunud. Ei, väga hull ei ole. Sa võid vaiks lahti lasta. Ma ei julge seal on nii palju klaasikilde. Seda oli ost. Tule vaata siia. Mis aastat? Ei vaatanud. Aga vaata, siin on gifts. From a traveler to another one. Take a thing, give a thing. Päris cool. Oh jah. See oli ukse. Kas ma ei julgen seda vaata? Ma ei tea, jah. Siin on mingi juht. Siin on hüppenöör. Lol. Kui tahad hüppenööri, siis on teil mingisugune vihmajope vist. Istud, siin on sitaks männi. Taskulamp. Meigi asjad. Meigi asjad. Huulepalsamid. Noad kahvlid. Vaata, nuga oleks saanud, siit oleks saanud noa. Noh. Ei oleks nad ostnud, jumal normaalne nuga. Nii. Oleks nad maasa. Hobune. Keegi võttis lapse oma rääti. Pikachu see pressikommi oma. Ma saan oma eelse draakoni siia jätta. Jah, sa saad jätta. See on mingisugune kassinöör, see jõudsrihmist. Ja siis keegi on mingisugune laevukese teinud. See on ju Prantsusmaa. Ja mingi küünal. Lol. Päris cool, ma pole kunagi sükst asja näinud. Üli cool. Aga sa saad jah oma draakoni siia panna. Aga kas me siit võtame ka midagi? Meil ei ole vist ei, ma arvan, et me ei võta midagi siit. Paneme juurde siia lihtsalt. Noh, mõnel läheb vaja, vaata tuleb siia vihmase ilmaga. Mine tooma draakon, siis paneme siia põhja. No, ma üritan, aga vorst on mind, jah. Siin on jah mingi liided on siin ja... No, see tundub, et keegi on vist lihtsalt prügi toonud, jah. Aga siin ei mahuks mõtlegi, keegi elab siin, aga vist mitte. Ma loodan, et mitte. Ei, no ei tundu, et elaks keegi siin. Siin ei ole nii soe ka ju, õues on ju külm ikkagi. Aga nii kaua võime jätkata oma seiklusi siin. Siin on siis mingi ooteala, siin on vist vetsud olnud kunagi. Noh, ilmselgelt on siin vetsud olnud. Noh, see on ju vana hea nõukaaegne värk. Või noh, Balkani värk, mis siin siis oli? Duširuum. Siin ilmselt oli järgmine vets. Siuke elu siis siin.
iseenesest on cool. Natuke kurb on, et kõik need kohad alati ära läbustatakse nagu. Et kui see oleks nagu, no lihtsalt vana ja ei oleks siin mingit läbu ja prügi, siis oleks üli cool place nagu. Aga praegu on ka muidu väga kihvt. Paneme siis siukse draakoni sinna. Kärt teile Kinder Surprise'ist sai, mis ma tal ostsin. Ma teen story'na. Tee story'na ka. Hoias koera. Ma hoian koera. Kostu siia. Teised pool on kirjas. Siin on prantsuse keeles. Aga ilm on ülimõnus. Ilm on räägib mõnus. Ma ei taha seda katsuda. Ära katsu. Ma panen seda kokku ja pesen ka. Aga tunduvad puhtad asjad. Ei no jah, ma usun, et need on puhtad, aga ei tea kunagi, kes näpärd on. Aga tundub, et siis siin nagu mingi pätid ei käi väga, sest muidu oleks see ära viidud või ära lõdutud või siin. Jah, no siin pole, no mingid asja nagu soditud, aga no jah, pole nagu kõige hullem, ütleme nii. Vahest satubki pahandust tegema. See oli suht pärapõrgus ka nii. No tõesti, see on tõesti pärapõrgus. Ma nüüd üritan uue slefi siia siduda. Leidsid selle aasta ajaga nüüd? Ei, ma näitan teistele. Paneme selle siia kihvts. Näete, siin on 1962. On ehitatud tõenäoliselt. Aga mis raudtee on miks nagu täiesti arusaamatu, see on täiesti tühermaan nagu. Jah. Lähim asustusele mingi 3 kilomeetrit. Te ei tea, jah? Et natuke arusaamatu, miks see on nagu. Vorst ole ettevaatlik, palun, siin on klaasi kirjas. Ei, siin taga on veel mingi hoone. On, Anna mulle kaamerat, ma pean avastama. võta, ma pean koeraga siin natuke. Jah, sa võid süüa taha. Või on vara veel? Samas. No vaata, kui tühi see kõht on. Lähme me avastame natuke. Aga sa saad kead koeraga ka siit tulla. See nagu on teine hoone. See on jah natuke mingi teine hoone. Ma ei tea, kuidas teised inimesed, aga mulle väga meeldib siuke ajalugu. Mingid mahajäetud asjad ja siis seal kolada on üli cool nagu. Vahest on neil ilusamad asjad, vahest on enamasti on nad siuksed. Lihtsalt prügi. Kahjuks. Aga siin on jälle oma vets ja asjad. Ma ei tea, mis siin olnud on. Äkki siin oli mingi köök või midagi. Ma ei tea. Siin on jah, aga sul on rongijaama kunagi mingi, kes töötavad, said elada. Ma ei tea, nagu mingi täitsa eraldi elu, nagu mingi täiesti arusaamatu kompleks siia ehitatud. Me oleme siit selle rongijaama taga. Aga miks see siin on nagu, ma ausalt ei saa aru. Ma pärast panen drooni püsti ja siis ma näitan, kui kaugel see igasugustest muudest asjadest on. Vähemalt nagu meie vaates, me ei näinud küll, et oleks midagi muud. Jälle hunnik prügi. No kes see toob mingi õlikankusid siia? Arusaamatu, miks sa tuled siia prügi tooma nagu? Siit siis saab siia jälle prügi toodud lihtsalt. Kottidega prügi lihtsalt vedatud nagu. Ei tea, jah. Aga siuke place on meil siis täna ööseks. Mis on päris äge. Natuke teistsugune jälle. Nii, et hakkame nüüd siin süüa tegema ja värki. Kell on mingisugune 3 või 4. 4, nii et ei ole hullu. Ilm on väga ilus.